Me käsitleme šokeerivat arengut California dermatoloogi juhtumis, keda süüdistatakse oma abikaasa mürgitamises vedela torupuhastusvahendiga. Kohus lükkas selle juhtumi praegu tagasi. Ma hakkan rääkima ajaloost. Ma hakkan selgitama õiguslikku põhjendust. Ma avaldan oma arvamust, sest minu arvates toob see otsus esile palju suurema probleemi tulevastes juhtumites. Räägime sellest. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Enne kui me selle juurde läheme, pean ma teile rääkima ühest rakendusest, sellest sponsorist, sellest partnerist. Ma arvan, et teile hakkab see meeldima. Selle nimi on Upside. Upside annab teile raha tagasi. Just nii. Lisaraha tagasi igapäevaste ostude pealt, nagu kütus, toidukaubad, kaasaostetav toit. Siin on mida teha. Laadite Upside'i tasuta alla. Valite pakkumise nende enam kui 100 000 asukohast, maksate nagu tavaliselt oma kaardiga, kinnitate ostu ja ongi kõik. Raha tuleb tagasi. Oletame, et mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta. Otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Ja pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood. Aga kindlasti kasuta sooduskoodi Sidebar, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Miks kohus tühistas kriminaalsüüdistused California dermatoloogi vastu, keda süüdistati oma abikaasa joogi, tema tee ja limonaadi torupuhastusvahendiga mürgitamises, eriti kui väidetavalt oli olemas ka video, mis seda näitas? Tundub juba alguses päris tugev juhtum, kui ma seda ütlen, eks. Tundub nagu päris tugev juhtum, mille võiks vande kohtule saata, eks. Võib-olla mitte. Aga ma selgitan selle põhjuse lahti, sest sellel on suurem tähendus kui ainult sellel juhtumil. Kui ma selgitan, miks see praegu tagasi lükati, siis see peegeldab midagi, millest ma olen varem rääkinud. Midagi väga olulist selles, kuidas me neid juhtumeid kajastame. Ja eriti nende juhtumite puhul, kus tõendid võivad näida või võib väita, et need on üsna tugevad. Tuleb järgida protsessi, tuleb järgida protseduuri. Veendu, et annad kriminaalsüüdistatavale kõik õigused, millele tal on õigus. Vastasel juhul võivad süüdistused tühistatud saada. Kohtuotsus võib tühistatud saada. Nagu te ka näete, on siin väike vaidlus selle üle, mis tegelikult juhtus. Palju erinevaid kihte, palju liikuvaid osi. Ma tahan sellesse süveneda. Lubage mul selgitada, miks see on nii oluline. Lubage mul selgitada, mis juhtus, aga ma pean alustama varasemast, eks? Ma pean teile tausta andma, ma pean teile konteksti andma. 2023 aasta 5. aprillil esitas Orange'i maakonna suusürii süüdistuse tollal 45-aastasele Emily Yuule mürgitamises ja perevägivallas kehavigastuse tekitamisega. Ta oli end süüdi mitte tunnistanud. Süüdistused tulenesid väidetest, et mitme nädala jooksul oli ta väidetavalt mürgitanud oma abikaasat radioloog Jack Cheney. Jooke teed, limonaadi vedela torupuhastusvahendiga ning selle tagajärjel tekkisid tal maohaavandid. Kui ta oleks nende süüdistuste alusel süüdi mõistetud, oleks teda oodanud kuni 8 aastat ja 8 kuud vangistust. Siin näete väikest muudatust. Nüüd, Orange'i maakonna prokuratuuri andmetel hakkas Yu abikaasa 2022 aasta aprillis märkama, et tema teel on imelik maitse, mida ta väidetavalt jõi iga päev. Ja CNN-i andmetel kohtudokumentides väitis Chen, tsiteerin: ma hakkasin märkama keemilist maitset oma limonaadis. Lõpuks tekkisid mul sümptomid, mis sundisid mind arsti juurde minema. Arst tegi läbivaatuse ja diagnoosis mul 2 maohaavandit, gastriidi ja söögitoru põletikku. Mida ta siis tegi? Väidetavalt paigaldas ta kööki kaamerad, et teada saada, mis toimub. Ja uurijate sõnul 11. juulil, 18. juulil ja 25. juulil 2022. Nii et 3 eraldi väidetavat juhtumit väidetavalt näitab video, kuidas proua Chen valab vedela torupuhastusvahendi pudelist mingit ainet härra Cheni tee või joogi sisse leti peal. Nüüd, CNN-i andmetel väitis Chen, et ta märkas videos, et tema kuum sidrunijook oli kaetud kilega ja et videos on väidetavalt näha teda. Tsitaat: võtab torupuhastusvahendi kraanikausi alt, eemaldab katte, et torupuhastusvahendit valada. Seejärel paneb kile tagasi ja asetab torupuhastusvahendi oma kohale. Seejärel kogus abikaasa väidetavalt selle joogi, tee ja limonaadi proovid ning andis need Irvine'i politseijaoskonnale. Ja proovid saadeti väidetavalt FBI-sse ametlikuks testimiseks. Ja prokuratuuri andmetel osutusid need proovid FBI sõnul vedelaks torupuhastusvahendiks. Mis siis juhtus? Sind arreteeriti. 2022 aasta augustis.
Sel ajal andis Orange'i maakonna prokurör Todd Spitzer välja avalduse. Selles öeldi, tsitaat, meie kodud peaksid olema kohad, kus tunneme end kõige turvalisemalt. Ometi kasutas litsentseeritud meditsiinitöötaja ära oma abikaasa igapäevaseid rituaale, et teda piinata, lisades süstemaatiliselt tema teesse traanolaadset ainet eesmärgiga põhjustada talle valu ja kannatusi. Tänan Irvine'i politseiosakonda selle põhjalikkuse eest selle juhtumi uurimisel ning abiprokurör Diana Kingi tema kohusetundliku õigusliku ülevaate eest, mis võimaldas juhtumi edukalt esitada suuržüriile süüdistuse esitamiseks. See on huvitav, sest ma olen kindel, et väide oleks, et ta teadis tema ajakava. Ta teadis, mida nad rituaaliks nimetavad. Ta teadis, mida talle meeldis juua ja millal ta seda jõi, eks. See oleks osa prokuratuuri argumentatsioonist. Tol ajal ütles politsei, et Chen, tsiteerin, sai tõsiseid sisemisi vigastusi, kuid eeldatavasti paraneb. Muide, ilmselt on sul kostjal siin endiselt kehtiv arstiluba Californias. Ja ajalehe Daily Journal andmetel teeb ta mikrograafilisi operatsioone nahavähi patsientidele. Tema kaitsjad ütlevad, et ta on väga lugupeetud ja tuntud dermatoloog. Nüüd tekib küsimus, miks ta väidetavalt midagi sellist teeks, eks? Court TV ja ABC Newsi andmetel esitas Chen lähenemiskeelu taotluse, kuna Chen oli väitnud, et sina ja tema ema olete olnud vägivaldsed ning paaril on väidetavalt 2 ühist last. Chen taotles ainuhooldusõigust. Selles taotluses kirjutas ta väidetavalt järgmist. Ta nõudis minult pidevalt massaaže ja kui ma ühel korral ei saanud seda teha, sest olin haige, astus ta mulle pähe, kuni ma seda tegin ning hakkas ka minu eest raha varjama. USA prokurörid on sellele vastu astunud. Nad on sellele narratiivile vastu astunud. Nad väidavad, et ta on süütu, et ta pole kunagi püüdnud oma meest kahjustada ning et see kõik tuleneb kibedast ja halvast lahutusest nende vahel. Et Chen olevat väidetavalt kõik need väited ja süüdistused teadlikult korraldanud, et saada eelis perekohtus. See strateegia õnnestus kõige valusamas mõttes. Meie klient on nende süüdistuste tõttu olnud aastaid oma lastest lahutatud. Nüüd, mis on kaitse? Sa näed seda videost, eks? Mis on kaitse? See on huvitav. New York Posti ja CNNi andmetel väitis kaitsemeeskond, oodake korraks. Ta lihtsalt valas seda vedelat puhastusvahendit, et tappa sipelveid köögis. Pere segas traanolimonaadi või teega, et neid meelitada ja tappa. Ja Chen tead, need vigastused, mida ta väidetavalt sai, olid tegelikult tingitud refluksist, mitte mürgistusest. CNN teatab, et kaitsemeeskond väitis isegi, et Chen ei käinud kunagi erakorralises. Nii ütles tema kaitsja, Scott Simmons, et Chen väidab valesti, nagu prooviks teda mürgitada. Selle asemel, et helistada hädaabinumbrile, helistab ta lahutusadvokaadile. Simmons ütles 2023 aastal, et meie arvates ei ühti meditsiinilised tõendid tema väitega, et ta jõi tranot. Nagu te teate, on Dreno söövitav aine. Dreno joomisest tekiksid tõsised vigastused. Vigastused, mida ta väidab olevat põhjustatud tranost, näitavad meie arvates tõendid, et need on kooskõlas sellega, mida tuntakse kui kerd või maohapperefluks. Muide, enne kui me üldse jõuame selleni, mis just juhtus ja miks, eks ole, juhtum on praegu lõpetatud, sest näete, kuidas see võib tagasi tulla. Näete ka, et on erinevad arvamused selle kohta, miks juhtum lõpetati. Aga see on väga oluline märkida. See ei ole esimene kord, kui me näeme selles juhtumis segadust. Mida ma sellega mõtlen? Selle aasta jaanuaris esitas prokuratuuri kontor tegelikult taotluse juhtumi lõpetamiseks, sest nad tahtsid lisada veel ühe süüdistuse, selle mürgitamiskatse süüdistuse. Ja oli probleem ühe olulise tunnistajaga, kes ilmselt ei saanud kohtuprotsessi esimesel päeval kohale ilmuda. Seetõttu lõpetati asi. Nii, et tuli kokku kutsuda teine vandekohus. Neile esitati tõendid. Ja see ongi siin võtmekoht. See, mis juhtus teises vandekohtus, on just praegu taas päevakorda tulnud. Just see, mis väidetavalt juhtus selle teise vandekohtuga, ongi põhjus, miks need süüdistused nüüd tühistati. Ja tegelikult enne kui ma sellesse süvenen, rääkis mu kolleeg Sierra Gillespie, saates Skandaaljuht, sellest, mis juhtus, kui asi esimest korda jaanuaris selle tunnistajaga seotud probleemi tõttu tühistati. Ma tahan selle sulle kiiresti ette mängida. See annab sulle hea tausta, kui me räägime sellest, mis just juhtus. Viimasel tunnil muutuvad asjad veidi, sest kui võtmetunnistaja peaks ütlusi andma, ei võimalda tema ajakava seda. Kas sa saad mulle seda kõike selgitada? Miks süüdistused tühistatakse, kui need lihtsalt uuesti esitatakse? Ma mõtlen, kas see tunnistaja oleks tõesti nii oluline? Esiteks tundub, et see tunnistaja on tõesti oluline. Ta on nii tähtis tunnistaja, et praegu kavatsetakse esitada taotlus juhtumi lõpetamiseks. Ja tead, iga juhtum on erinev, aga tavaliselt on tegemist väärteo asjaga. Sul on teatud ajavahemik, mille jooksul saad juhtumi uuesti üles võtta.
kui tegeled kuriteoasjaga, saad juhtumi uuesti üles võtta seni, kuni aegumistähtaeg pole möödas. Nii et põhimõtteliselt nad teevad tehnilise sammu, lõpetavad juhtumi ja esitavad selle uuesti. Vähemalt nii nad ütlevad, et nad kavatsevad teha. Samal ajal ma ei tea, kas siin kulisside taga käivad mingid vestlused, kus see naine ütleb, et kuule tead, see saab lõpuks probleemiks olema. Tead, ma ei tea, kas sa suudad selle juhtumi võita või kas selliseid arutelusid üldse toimus. Nii et ma ei ole kindel, kui kaua see edasi kestab ja nii edasi, aga mind ei üllataks, kui vahepeal oleks olnud mingeid vestlusi, sest tundub, et neil on temaga kõik tõendid olemas. Aga tehniliselt võttes ei ole ebatavaline prokurör mingil põhjusel juhtumi ajutiselt lõpetab, sest sa pead olema valmis kohtuprotsessiks protsessipäeval. Nii et ilmselt on juhtunud midagi ootamatut ja kahetsusväärset, kus võtmetunnistaja ei saa selles osaleda. Ja seetõttu lõpetatakse asi ajutiselt, kuid juhtumid saab siiski uuesti üles võtta. Ja jah, see võeti uuesti üles. Just nii juhtuski. See esitati uuesti. See esitati teisele vandekohtule. Sellest tuli välja täiendav süüdistus. Daily Journali andmetel esitas teine vandekohus süüdistuse järgmistes punktides. Esimene punkt. Väidetav perevägivald, mille tagajärjeks oli kehavigastus ajavahemikus 1. märtsist kuni 25. juunini 2022. 3 mürgitamissüüdistust ja 3 mürgitamiskatsesüüdistust, mis on seotud 11. 18. ja 25. juuliga 2022. Ja ilmselt kuulas see teine vandekohus 9 tunnistaja ütlusi, sealhulgas FBI keemiaosakonna keemikut Jason Brewerit ja Irvine'i politseiosakonna kuriteopaiga uurijat Shannon Coldinit. Goldsmith, detektiiv John Sanders ning arstid Patricia Tsai ja Brian Rith. Nii et nüüd lähme tagasi algusesse. Räägime sellest, millest siin juttu on. Miks see juhtum kõrvale heideti? Miks see juhtum seekord teist korda kohtus tagasi lükati? Mida me võime järgmiseks oodata? Siin lähevad arvamused lahku, eks ole. Nüüd, siin on probleem. Olgu, me proovisime saada koopia kohtuniku korraldusest, kohtuniku arvamusest. Me ei saanud seda kohtust kätte. Aga see, mida te näete, ei mõjuta meie analüüsi, sest me oskame seda niikuinii teha. Kuid te näete 2 erinevat arvamust selle kohta, miks see juhtus, nii kaitsjalt kui ka prokuratuurilt. Nii et kohtunik Patrick Donahue olevat kaitseväitel tühistanud süüdistused, kuna Orange'i maakonna prokuratuur ei avaldanud väidetavalt teise vandekohtu istungi ajal tõendeid korrektselt. Court TV andmetel varjas prokuratuur väidetavalt selle suuržürii eest FBI eksperdi arvamust. Keemik, kes uskus, et need 3 kõnealuse aineproovi olid tegelikult, tsiteerin, joogikõlbulikud ja mitte kahjulikud. See põhines väidetavalt nende pH tasemetel. Võib aru saada, miks see on suur asi, eks? Nüüd väitis Ju kaitsemeeskond, et see on õigustav tõend, mis tähendab süüd välistavat tõendit, mida suuržüriile ei esitatud ja mis oleks võinud nende otsust mõjutada. Et seda hoiti suuržürii eest tagasi isegi pärast seda, kui kaitse väitis, et suuržürii liikmed küsisid spetsiaalselt Ju kaitse kohta. Nüüd väitis ka Ju kaitsemeeskond, et prokuratuuri büroo vabastas ebaõigesti 2 suuržürii liiget ülejäänud žürii ees, mis kahjustas menetluse õiglust. Olgu selge, Orange'i maakonna prokuratuur eitab seda. Valdeses Court TV-le eitas Orange'i maakonna prokuratuur, et õigustava tõendi esitamata jätmine oli vabastamise põhjuseks ning nad lubasid jätkata võitlust. Oma avalduses ütlevad nad järgmist. Me esitame selle juhtumi uuesti. Me usume selle juhtumi tõendite tugevusse ja meie prokuröride professionaalsesse käitumisse. Me jätkame selle juhtumi kohtus arutamist, kuna otsime õiglust inimesele, keda tema abikaasa, litsentseeritud meditsiinitöötaja, sihikindlalt mürgitas, eesmärgiga talle valu põhjustada. Nagu võite ette kujutada, on nii teie kui ka tema kaitseadvokaadid selle üle väga rõõmsad. Advokaat Scott Simmons, keda ma varem mainisin firmast Simmons Wagner LLP, esindab Dr. Jud ja ütles järgmist. Kohtunik Donahue otsus peegeldab õigussüsteemi parimal kujul. Kohus vaatab hoolikalt läbi toimiku ja tagab, et vandekohtu protsess toimiks nii, nagu see peaks. Dr. Ju jaoks ei olnud see kunagi abstraktne juriidiline küsimus. Ta on pühendunud arst ja ema, kes on veetnud 4 aastat oma lastest lahus, võideldes süüdistustega, mille tema õigusmeeskonna arvates korraldati selleks, et saada eeliseid lahutus- ja hooldusõigusmenetluses. Selle inimlikku hinda ei saa üle hinnata. Me oleme uhked, et saime tema kõrval seista selle kõige jooksul ja oleme tänulikud kohtunik Donahue'le tema põhjaliku ja põhimõttekindla analüüsi eest. Dr. Ju on algusest peale oma süütust kinnitanud. Nüüd saab ta hakata tagasi võitma seda, mis on kõige olulisem.
oma perekonda, patsiente ja elu. Ja Simmons lisas, see on Daily Journali andmetel. Nad võivad ilmselgelt uuesti hagi esitada ja me vastame sellele hea meelega, mis tähendab, et prokuratuur esitab taas taotluse asi lõpetada. Nüüd, doktor Yu esitas oma advokaadi kaudu ka oma enda avalduse. Olen 4 aastat vaadanud, kuidas elu, mille nimel ma kõvasti tööd tegin, laguneb koost. Olen väga tänulik, et kohus vaatas asja hoolikalt üle ja tunnistas, et nende süüdistuste tekkimise viis oli sügavalt vigane. Kohtu otsus võimaldab mul hakata edasi liikuma. Minu fookus on nüüd oma pere privaatsusel ja tervenemisel ning tähendusrikka aja veetmisel oma lastega ja nende suhete hoidmisel, kui me koos edasi liigume. CNN-i Steven Hitlemani, Hercheni lahutusadvokaadi sõnul, jätkab tema klient koostööd ringkonna prokuratuuriga ning tema sõnade kohaselt kaitseb ta oma lapsi ja iseennast perekonnakohtu kaudu. See on siis teine tee, tsiviilvaldkond, erinev kriminaalvaldkonnast. Olgu, minu juriidiline arvamus selle kohta. Kui need süüdistused vastavad tõele, siis on kaitsele õigus. Esiteks, miks prokurörid valivad suuržürii tee? Sul on prokurörina 2 võimalust, et esitada süüdistatava vastu ametlikud süüdistused. 2 võimalust. Sa võid öelda, hei, meil on piisavalt tõenäolist alust, madalam künnis, piisavalt tõenäolist alust, et näidata, et süüdistatav pani toime selle või need kuriteod ja et see juhtum võiks edasi liikuda. Sa võid minna kas suuržürii ette või isegi eelkuulamisele. Nüüd, eelkuulamine võib California prokuröri jaoks olla keerulisem. Miks? Sest kaitsel on võimalus kohal olla, kuulata tõendeid, neid vaidlustada, küsitleda tunnistajaid, prokuratuuri tunnistajaid. See on avalik, see on avatud. Ja just kohus, kohtunik, otsustab, kas on piisavalt tõenäolist alust. Samas, suuržürii protsess on teissugune. See on salajane. Kaitse ei ole kohal. Neil ei ole võimalust oma seisukohti esitada. Neil ei ole võimalust vaidlustada prokuratuuri tõendeid ega prokuratuuri tunnistajaid. See on rohkem ühepoolne. Sul on vaja vaid, et enamus vandekohtunikest hääletaks süüdistuse esitamise poolt. See ei pea olema ühehäälne. Muide, see on madalam standard. See ei ole tõendamine üle mõistliku kahtluse. Küsimus on lihtsalt selles, kas on piisavalt tõenäolist alust. Piisavalt tõenäolist alust süüdistuste toetamiseks. Nüüd, siin on oluline osa. Vaatamata sellele, et kaitsel ei ole vandekohtus rolli, on prokuröridel kohustus, seaduslik kohustus California seaduste järgi teavitada vandekohtunikke õigustavast tõendist. Jällegi, see tähendab tõendeid, mis viitavad sellele, et süüdistatav ei pannud kuritegu toime. California reeglite kohaselt annan selle teile. Loen selle sõna-sõnalt ette. See on California karistusseadustiku paragrahv 939,71. Kui prokurör on teadlik õigustavatest tõenditest, peab prokurör teavitama vandekohtunikke nende olemusest ja olemasolust. Kui prokurör on käesoleva paragrahvi kohaselt vandekohtunike õigustavatest tõenditest teavitanud, peab prokurör teavitama vandekohtunikke nende kohustusest. Kui käesoleva paragrahvi sätete täitmata jätmine põhjustab olulist kahju, on see aluseks selle tõendiga seotud süüdistuse osa tühistamiseks. Nüüd, eeldades, et kaitseväited on täpsed, kuigi prokuratuur seda eitab, eeldades, et kaitseväited peavad paika. Ma arvan, et on kindlasti tugev argument, et selle FBI keemiku arvamuse esitamata jätmine oleks õigustav tõend. Mõte sellest, et proovid, mis on siin peamine tõend, ei pruugi olla mürk ega mürgitus, võib olla võtmetähtsusega vandekohtunike jaoks, kui nad analüüsivad, kas kuritegu üldse toime pandi. See on süüdistuse jaoks võtmetähtsusega element, kas vedelik oli tegelikult mürk või mitte, eks? Kas vandekohus peaks seda arvestama? Nii et kaitse saab väita, et on mõistlik tõenäosus, et suur žürii ei oleks leidnud tõenäolist alust, kui nad oleksid sellest kuulnud. Sellele on ka vastuväide, eks? Teistpidi võib vaadata nii. Võib-olla sa tõesti valasid puhastusvahendit, aga seda polnud piisavalt. Väikesed kogused. Võib-olla oli see tema poolt eksitus. Kas see muudab kavatsust? See võiks ikkagi olla katsesüüdistus, võiks ikkagi olla mürgitamise süüdistus, võiks potentsiaalselt olla ka kehavigastuse süüdistus, ei ole kindel. Ma ise ei ole raportit näinud, aga sa mõtled, kas seda võiks kohtuprotsessil uurida. Isegi kui see esitati, võib-olla ütleks vandekohus, ei oota, ei, siin on ikkagi piisavalt, et süüdistusi toetada. Ja vaata, kui prokuratuur esitab uuesti süüdistuse ja läheb tagasi vandekohtusse ning esitab kõik need tõendid, näiteks keemiku uuele vandekohtule, siis kes teab? Võib-olla vandekohus ei esita süüdistust. Võib-olla nad esitavad süüdistuse. Aga jällegi, sul ei ole vaja ühehäälset otsust.
piisab, kui enamus vandekohtunikke nõustub tõenäolise põhjuse olemasolus, mis on madalam tõendamisstandard kui kahtlusest väljaspool. Nüüd, teine osa. See oli üks osa. See mõte, et mõned vandekohtunikud vabastati valesti teiste vandekohtunike ees, on minu jaoks väga kontekstipõhine, sest vandekohtunike valimise protsessis on olukordi, kus näed, et vandekohtunikke vabastatakse teiste ees. See on tavaliselt tingitud ajakava või raskuste põhjustest. See toimub justkui algfaasis, esialgses etapis. Tavaliselt vabastatakse vandekohtunikud pärast nende valimist teiste vandekohtunike juuresolekuta, et vältida eelarvamusi või sobimatut mõjutamist. Minu uurimistöö põhjal, kui ma uurisin California seaduste järgi, näib, et süüdistatav võib seaduslikult taotleda süüdistuse tühistamist juhul, kui vandekohtunikud on valesti vabastatud, kui süüdistatav suudab tõestada, et ta jäi olulisest õigusest ilma. Ja et nende vandekohtunike või vandekohtuniku sellisel viisil vabastamine võis mõistlikult mõjutada suuržürii otsust. Nii et taas, teadmata kõiki asjaolusid seoses selle väidetava vabastamisega, võib vähemalt näha, kuidas see võis tekitada probleemi. Ja kui kaitse on õige, oli see piisav põhjus, et kohtunik juhtumi praegu tagasi lükkaks. Nüüd vaatame laiemat pilti. Olgu, see ongi see laiem pilt, miks ma arvan, et asi ei puuduta ainult seda juhtumit, vaid kõiki juhtumeid, mida me kajastame. Ma olen seda varem öelnud ja ütlen veel kord. Ma tean, et prokurör ja prokuratuur eitavad seda, mida kaitse siin väidab. Aga kui eeldada, et see on tõsi, siis just sellepärast ongi nii oluline kõik detailid korrektselt vormistada ja mitte midagi vahele jätta. Jah, Braley Hugh on süütu, kuni tema süüd pole tõestatud. Jah, need on ainult süüdistused. Jah, teda pole milleski süüdi mõistetud. Aga te näete, kui palju vaeva prokuratuur selle nimel näeb. Mitmed suuržüriid tegelevad selle juhtumiga väga põhjalikult. Ilmselt ei tahtnud nad edasi liikuda, kui neil poleks olnud õiget tunnistajat. Süüdistus ei usu, et see on lihtsalt hooldusõiguse vaidlus või perekondlik tüli või lahutusmenetluse vaidlus, kuigi tõenäoliselt just seda kavatseb kaitsekohtus väita. Prokuratuur usub, et neil on tugevad tõendid nii video, ütluste kui ka võimaliku teadusliku tõendusmaterjali näol. Kuid nüüd on nad omakorda kaitses. Nad peavad taas ülesmäge minema. Ma mõtlen, vaata, tõendamiskohustus on alati nende kanda. Neil lasub kohustus tõendada väljaspool mõistlikku kahtlust, et süüdistatav on kuriteo toime pannud. Aga nüüd on juhtum tagasi lükatud ja tuleb esitada kolmanda suuržürii ette. Ma eeldan, et nad teevad seda, mitte ei vali eelistungi teed. See on kulukas, see võtab aega, see võtab nende ressursse, nad ei taha seda uuesti teha. Isegi juhtudel, kus sa usud, et tõendid on tugevad ja süüdistatav on süüdi, jättes proua Juu kõrvale, ma ei räägi temast praegu. Nendes juhtumites pead sa andma sellele kriminaalsüüdistatavale kõik õigused, mis talle on ette nähtud osariigi seaduste ja põhiseaduse järgi. Ma olen seda varem öelnud. Vaadake Kohbergeri juhtumit. Ma ei tüüa võrrelda Kohbergeri juhtumit selle juhtumiga, aga seal olid tõendid tema vastu kuhjatud. Mobiiltelefoni tõendid, jälgimistõendid, DNA tõendid, pealtnägijate tõendid. Ja ma ütlesin seda ka eelmises sidebaaris, kui jutt käis kohtuasja asukoha muutmisest. Ma ütlesin, et see on tegelikult kasulik prokuratuurile. Andke talle võimalus kohtuasja asukohta muuta. Andke talle võimalus oma taotlusi esitada, sest mis juhtub, on see. Kui te annate selle võimaluse enne kohtuprotsessi algust ja ta mõistetakse süüdi, võtate te temalt apellatsiooniõiguse. Te võtate temalt võimaluse edukalt väita, et tema õigusi rikuti või et talle ei antud apellatsioonis õiglast kohtuprotsessi. Kui annate talle kõik võimalused, siis on süüdi mõistetud kostjal väga-väga raske hiljem väita, et protsess polnud õiglane. Mul ei olnud õiglast ja erapooletut vandekohut. Mul ei antud seda võimalust. Ei. Teete kõike täpselt reeglite järgi, sest te ei taha sattuda olukorda, kus peate kriminaalkostja üle uuesti kohut mõistma. Viimane asi, mida prokurörina tahate, on kogu selle tõendi esitamine ja uuesti suuržürii või kohtuprotsessi läbimine ning siis mõistetakse süüdimõiste tühiseks või süüdistused visatakse välja. Lisaks ajale, ressurssidele ja sellele, kui kulukas see kõik on, mis saab perekonnast? Perekond peab seda kõike uuesti läbi elama. Tunnistajate ütlused võivad muutuda, tõendid võivad muutuda. Seega peate veenduma, et järgite õiget protseduuri. Ja, olgu selge, tulles selle juurde tagasi, see on hetkel võit doktor Juule, kuid see ei tähenda, et see juhtum oleks sisulistel põhjustel lõpetatud. See ei ole nii, et kohus ütles, et olete süütu, süüdistusi ei saa uuesti esitada. Keegi teine tegi seda, kõik. Ei, see on protseduuriline. Veel kord,
prokuratuuril ja kaitsel on erinev seisukoht ja arvamus selle kohta, miks see juhtum lõpetati ja mis siin toimub. Aga päeva lõpuks on see lõpetamine protseduurilistel põhjustel. Nüüd tahaksin ma korraks rääkida Dr. Yu kaitse kohta. See ei ole kindel võit. Väidetavalt segas ta Drano teega või limonaadiga, et sipelgaid ligi meelitada ja neid tappa. Seda oleks saanud kohtus arutada. Ma mõtlen, et videot ennast on raske eitada, ma kujutan ette. Kui sa näed teda midagi valamas, ma olen neid kaadreid näinud. Ja ma mõtlen, kas lapsed peaksid tunnistama ja selitama, et jah, see oligi see, mida ema tavaliselt tegi. Seda tegimegi kõik. Süüdistus, et ta ei läinud emasse. Süüdistus, et ta kasutas seda oma naise vastu relvana. Võib väita, et meditsiiniekspertide seas tekib tema vigastuste ja seisundi osas eriarvamusi. Kas see on mõistlik kahtlus? Kas ta jõi seda kogemata? Kas ta tegi vea? Kas ta süüdistab nüüd teda selles, et ta tegi seda meelega? Kui see asi kohtusse jõuab, on huvitav näha, kuidas vandekohus neid võimalikke küsimusi ja lugusid uurib. Aga vaatame, mida prokuratuur järgmiseks teeb. See ongi kõik, mis meil praegu Sidebari jaoks on, kallid kuulajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid kuulajad.